täna me loeme Trips-traps-trolli ja kuna täna on minu vanaema 70. juubel, siis me loeme siit sünnipäevalugu. 5 aasta sünnipäev. Ega see ei ole tühine asi, liiati kui seda pühitseb 3 meest korraga. Ja kui sünnipäev on just Mihklipäeval, naisteperel on, nagu isa ütleb, see tähendab emal, vanemal ja tädi Annel oli tööd jälle küll ja küll. Aga neid salajasi omavahelisi nõupidamisi. Nüüd pärast haigust olid poisid kõigile nagu eriti kallid. Igaüks tahtis neile hästi palju rõõmu teha. Isagi võttis osa nõupidamisest ja arutusest ja murdis pead, kuidas teha see sünnipäev õige ilusaks. Nii et see poistel meeles ikka seisaks eluaja. Ka poisid ise olid suures ärevuses. Nemad murdsid pead selle üle, keda kutsuda sünnipäevakohvile. Kõige meelsamini oleksid nad kutsunud kogu naabruse ja kõik tuttavad. Nad said aga isegi aru, et nii palju kohvi ei keeda ega kooki. Et nii palju polnud majas ruumi, aga poleks emad tädid suutnud nii palju kohvi keeta ega kooke küpsetada. Trull tahtis, et tuleks tädi Riitla, sellega oli ema nõus. Ema arvas koguni, et kutsume siis juba proua Männiku ja Ellu. Jah, hõiskas Trull vahele. Tädi Riitla ja proua Männiku ja Ellu ja Epu, need olid siis minu külalised. Keda sina tahad, Trips? Trips tahtis hästi palju lapsi. Aga naabruses polnud Trips, Trapsu ja Trulli vanuseid lapsi. Otsustati siis kutsuda tuttav Tallinna perekond. Seal oli 4 last, kõik poisid. Kõige noorem oli 4-aastane, kõige vanem 10-aastane. Aga need on siis kõik minu külalised, kinnitas Trips. Poisid ja proua ja kui härra tuleb, siis härra kah. Kõik sinu, otsustas Trull, kõik sinu, aga keda sina tahad, Traps? Traps ei teadnud mitte kedagi tahta. Trull valis siis temalegi külalised 2 tütarlast Tallinnast ja 2 poissi Nõmmelt. Aga kui need ei saa tulla, siis ma valin sulle teised, eks Traps? Traps oli ka sellega nõus. Ema, mitu inimest sina oma külalisteks kutsud? Küsis Trull siis. Tee nii, et hästi palju saab. Ema ütles, et ta on juba kutsunud oma külalised. Neid oli kokku 4 või 5 inimest. Tore, siis saame üldse mitukümmend, rõõmustas Trips. Ega sa ikka nii palju, naeris tädi Anne. 20 küll, aga mitte mitukümmend. 20 on ka palju, moheles Trull. Tehke aga hästi palju kooke ja saia. Kui poisid sünnipäeva hommikul silmad avasid, siis põles iga voodikese ees 1 küünal. Tripsu küünal oli punane, Trapsu küünal oli sinine ja Trulli küünal kollane. Keset söögilaulda oli määratu suur kringel. Kringli ümber oli roheline pohlavartest pärg. Ja kringli sees oli 5 jämedat küünalt. Kõik valged. Isa pidas sünnipäeva laste auks väikese kõne. Kõik soovisid õnne ja esimest korda elus tohtisid poisid täna söögilauas rääkida. Aga ainult täna, hoiatas isa, ja tuleval sünnipäeval jälle, küsis Trull kähku. Siis jälle. Poisid vadistasid nüüd ka nii palju, kui suud vähegi jaksasid.
kui kõik olid söönud, aga poiste suud ikka veel ei väsinud, siis sõnas ema: äkki veel korraks lastetuppa, enne kui isa oma kooli sõidab. Isa lükkas lastetoa ukse pärani ja pöördus poiste poole. Palun. Poisid aga jäid lävele keeletult seisma. Rohkem ei saanud nad tükil ajal suust. Suurt kirjut lillekimpu, aga lillekimp ise värvi vaasis. Ja iga vaasi ümber oli pakke ja pakikesi, 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 pakke ja pakikesi. Ja laua ees maas oli 3 suurt, kui suurt, toredat kiikobust. Kordasid poisid varalt lähenedes ja ikka jälle Esimesena julges Trull patsutada ühe hobuse turja. Olgu see siis pealegi sinu oma, ütles isa. Kae kui juhke kimel. Noh, ja teie Trips ja Traps, eks astuge ka lähemale. Nii, Tripsule kõik, Trapsule kõrb. Kes saab esimesena hobuse selga? 1, 2, 3. Nüüd oli poiste kohmetus kadunud. Uhinal ronisid nad hobuste selga ja haarasid ratsudes kinni ja kiikuma. Oi, kui tore on, karjatas Trull äkki, veeres kui kera hobuse seljas maha. Tormas isa juurde ja haaras kaelast kinni. Oi, isa, tore on. Nüüd jooksid ka Trips ja Traps isa tänama ja kaelustama. Isa aga võttis poisid käe kõrvale ühele poole, ühele teisele poole 2 ja läks uuesti laua juurde ja asetas iga poisi ühe paki virna ette ja ütles: eks kaeme, mis siin siis veel on. Tükk aega polnud muud kuulda kui pakkide ja pakikeste ja pakkide ja pakikeste ja pakkide ja pakikeste ümber kisavad paberit, krabinat ja poiste hingeldavat ohkimist. Oli aga siin asju. Igale poisile paar saapaid, need olid kindlasti emalt. Igale poisile paar kirjusid lambakindaid ja nii edasi. Muidugi ja Tartust onu Jaanilt igale poisile suur kast, ehituspulk ja klots. Poisid ei teadnud enam, mida teha suure heameelega. Hüplesid, karglesid, kisasid ja kaelustasid ja tänasid kordamööda. Ema, isa, vanaema, tädi ja jälle uuesti ema, isa ja vanaema, tädi, kuni isa tuli minema hakata. Et mitte kooli hiljaks jääda. Ühel uus müts, teisel lambakindad, kolmandal sukad käes ja jooksid poisid isa aia väravani saatma. Siis nad kihutasid pöörase hulgamisega tagasi lastetuppa, ronisid hobuste selga ja nõutasid täiest kõrist. Seega tagasi rõõmuga uuesti tänama ema, vanaema, tädi. Kulus tükk aega rõõmu, enne kui nad rahunesid ja hakati tädi juhatusel tuli uuest mitmevärvilisest pulkadest ja pakkudest ehitama maju, tornes ja sildu. Kuid varsti ootas poisse uus üllatus. Lapsed, ruttu siia, hüüdis ema. Kirjakandja tahab teid näha. Kirjakandja oli poistele ammune tuttav. Poiss nii kaua, kui nad mäletasid,
olid isale ja teistele kodustele toonud posti. Täna aga tõi ta posti neile endile. Poistel vajusid peaaegu suud lahti, kui ta pidulikult sõnas: härra Endel Vaino, härra Ilmar Vaino, härra Peeter Vaino. Tänan, ütlesid poisid ja siis kohe emake kallis loe, kust need tulevad, kellelt. Ema vaatas kaarte ja ütles: Tartust. Ants ja Tiiu soovivad sünnipäeval õnne. Kui tore, oi tore, hõiskas Trull jällegi. Küll on aga lõbus päev. Toodi poistele asju, mänguasju, lilli, õunu, peaaegu kana, muna suurusi, siniseid oma kasvatatud ploome, siis päratu suur melon. See oli ikka oma kasvatatud. Siis taskurätte 3 kummist hiirt. Tädi Riidla ja proua Männik kinkisid igale poisile hüpiknuku ja kumbki veel Trullile suure punase õuna. Me oleme sinu külalised, ütles proua Männik heatujuliselt. Lapsed kinkisid oma joonistatud pilte, oma voolitud savi asjakesi, viineri lauast saetud mänguasju. Ilm oli haruldaselt ilus. Võis aias mängida ja hullata kuni kohu viiani. Kisa ja kära oli enam kui küll. Kohvi jõid täiskasvanud toas. Lapsed verandal, tädi Janne ja tädi Riidla seltsis. Tädi Riitlast ei tahtnud ju Trull kuidagi lahkuda. Üks suuremaid poisse pidas lauakõnel lasti sünnipäeva lapsi elada. Seda kuuldes tulid ka täiskasvanud verandale. Peeti veel teine kõne. Lasti sünnipäeva lapsi veel kord elada. Teised lapsed tahtsid neid vägisi õhku pilduda, aga ema arvas, et see täie õhu peale just hea ei oleks. Ja nüüd saabus äkki veel isa parim sõber, insener Taevere. Ta oli kõigi 3 sünnipäevalaste ristiisa. Ta palus kõigepealt perenaiselt vabandust, et oli hiljaks jäänud. Siis ta lõi sünnipäevalastele patsi, nii ta ütles. Aga siis kadus ta esikusse ja tuli sealt tagasi õige suure kompsuga. Selle ümber oli paks kollane paber ja jäme nöör. Pikkamisi näppis ta nööri sõlmed lahti. Pikkamisi võttis ta ühe paberi ära, siis veel teise ja ise ta silmitses läbi prillide ümber uudishimulisi ja põnevaid mänguasjad. Pakis oli tore suur vedur ja tender 3 reisijate vagunit. 2 kaubavagunit ja 2 lahtist platvormi. Vedur oli helepunane, reisijate vagunid olid helerohelised. Kaubavagunid olid sinised ja platvormid olid kollased. Hüüdsid kõik lapsed nii ühest suust. Täiskasvanud imetlesid. See rong on teile 3 peale kokku, poisid, ütles härra Taevere. Et te selle kallal riidu ei lähe, siis ta kükitas ja ta põrandale ja hakkas rongi kallal askeldama. Vaat nii, vedur kõige ette, nüüd reisijate vagunid, nüüd 1 kaubavagun, 2 platvormi ja teine kaubavagun nõnda. Noh, poisid, kuhu me kõigepealt sõidame? Trips, Traps ja Trull kükitasid onu Taevere kõrval särasilmi. Vahtisid nad tema tegevust. Sõidame Tallinna, soovitasid Trull. Läheb lahti. Ära sõit! Varsti kükitas ja istus kogu seltskond põrandal. Lapsed ja täiskasvanud läbisegi. Kui nad kõike paremas mänguhoos olid, siis tuli ema härra Taeveret kohvile kutsuma. Ema ei saanud esiti üllatusest sõnagi suust. Ta vaatas ühele teiste peade, kuidas rong põrandal ohkis ja puhkis. Visises ja mürtsus. Ta kuulas ärevaid nõuandeid, juhatusi, sooviajaldusi
Siis kiskus mänguhoog emagi kaasa. Ta unustas tükiks ajaks kohvi ja kõik, kuni ta viimaks laginal naerma hakkas, ütles: härra Taevere, ma mõtlen, et astume õige Olustveresse maha. Nii kaugel oli rong vahepeal jõudnud. Ja joome puhvetis klaasi kohvi, muidu jahtub kohv ära. Ka teised täiskasvanud hakkasid nüüd naerma. Nad tõusid maast, kogunesid rühmadesse, hakkasid ühest ja teisest vestlema. Varsti nad unustasid toreda veduri ühes toredate vagunitega. Lapsed aga mängisid õhtuni raudteed. Nüüd mängiti juba lastetoas, mõnikord ratsutati ka uutel hobustel ja vaestel hobustel igav ei hakkaks. Millal poisid sel õnnelikul päeval magama jäid, seda nad teisel hommikul enam ei mäletanud. Mänguasjade vahele põrandale olid nad õhtul magama jäänud. Ema viis nad sealt voodisse. Hommikul arvasid kõik kolm esiti, et kogu toredus oli unenägu olnud. Aga ei, seal seisid ju hobused reas, seal oli vedur oma vagunitega, seal olid terved virnad igasugu muid asju, just nagu mängupoes. Võtsid trapsu kuid ühest suust. Ei läbenud poisid täna hommikul mitte süüagi. Nii väga meelitasid uued asjad naiste perel. Oli päris mõnus päev, poistel oli nii palju tegemist oma uute asjadega, ent neid polnudki kuulda ega näha. Suure vaevaga saadi nad pärast lõunat toast välja õhu kätte. Poisid ei raatsinud kuidagi asjade juurest ära minna. Alles siis, kui tädi Anne nad postkontorisse kaasa kutsus, ent märk osta ja siis Antsule ja Tiiule ja onu Jaanile ja onu naisele tänukiri saata. Alles siis olid poisid nõus toast lahkuma ja koperdamist ja sagimist oli veel küllalt, enne kui nad minema said. Kui ema pool tundi hiljem lastetuppa juhtus minema, siis seisid hobused seina ääres reas, igaühel oli pihutäis värsket aiast toodud rohtu ees. Ühel hobusel oli vanema põld seljas, teisel kulunud villane kampsun, kolmandal lapitud tagumikuga poispüksid, see oli trullihobune.